Tere, head inimesed, austamaks neid, kes on tulnud kohale täpselt või isegi varem, me alustame enam-vähem täpselt. Tere tulemast raamatu esitlusele ja seekord on siis kirjastus Petroon Print andnud minu sarjas välja Henrik Pilmani raamatu Minu Jõhvi. Henrik on minu kõrval ja siin meie vahel ma näen ka raamatu esimest kõrvaltegelast. Et kui Henrik on siis mina tegelane, siis esimene peatükk väga puhtalt läheb tema ema peale, et kuidas ema teda Jõhvi saadab ja mida ema temaga teeb. Au Henriku emale, kes on kasvatanud toreda poja, kes on tõesti teinud ilma minu Jõhvis koolides õpetades ja väärtusi edastades. Ja ma sooviksin teha talle ühe vägeva aplausi Henriku emale, aitäh! Tegelikult aga vääriks aplausi minu kui toimetaja pilguga vaadates ka kirjastus Petroon Print ise, sest kujutan ise ette, et raamatut teha minu Jõhvi teemal, et see on üks missioonitundega raamat. See on tegelikult väga ilus ja niisugune südamega tehtud ülesanne endale püstitatud, propageerida ühte raamatu abil ühte Eesti linna, mis võib-olla ei ole meil olnud nii tuttav ja nii tuntud ja mille suhtes väga paljudel eestlastel hoolimata möödunud aastatest on eelarvamusi. Jõhvi tundub meist vaimselt väga kaugel, et kui me näiteks Hiiumaale... Ma lihtsalt küsin, et kas see piiks jääbki siia taha käima, et kas see on mingi tuletõrje signaal? See on lendilugejaga automaatselt ja paik vahepeal. No tore. Ja mõtlen seda, et meil on Jõhvi suhtes olnud eelarvamusi ja Jõhvi on neist nagu vaimselt kaugel, et meie, kes me Tartus elame või ka keegi, kes elab Tallinnas, et Jõhvi tundub meile kaugemal kui näiteks Hiiumaa, kuhu me peame sõitma laevaga 1,5 tundi või Saaremaa, kuhu me ka sõidame ikka hea tükki aega, et nagu see Jõhvi ja kogu Ida-Virumaa on mingi imelik kant ja sinna nagu väga asju ei ole, käiguradasid ei teki. Ja ma küsin nüüd esimese küsimuse Henrikult, andes talle sõna, et Henrik, sa raamatus kirjeldad, kuidas sa Jõhvi sattusid ja miks sa sinna läksid, aga mida sa arvad, et kas Eestis on palju niisugusi linnu või paiku, milles nagu on väga eksootiline olla kuskilt väljast tulnud ja eksootiline olla sinna läinud nagu õpetajaks? Esiteks peaksin ka mina tervitama siis kõiki, kes täna siia kokku on tulnud. Labidega olen vastu pead saanud, sest et ega ma teid nii palju siia ei oodanud. Kõige rohkem olen ma üllatunud selle peale, et väga suur hulk mu endisi õpilasi on siin, mis on päris vinge. Eksootilised kohad Eestis, kui ma su küsimusele nüüd vastan, siis tegelikult ma pean ütlema, et ma arvan, et Ida-Virumaa, tervenisti, need linnad, kõik, mis seal esindatud on siis need eksootilised paigad, aga ma arvan, et ka Kagu-Eesti on võib-olla selline, et siit Tartust Kagu poole vaadata. Et need on need kohad võib-olla, mis võivad tavainimesele eksootilisemad tunduda ja mis võib-olla, ma arvan, vähemasti võiksid ka noorte õpetaja kätt rohkem vajada. See oli küll hästi öeldud ja sinust siis selline noor õpetaja saigi, aga kust ikkagi tuli üldse see idee, sul on ju niivõrd hea haridus, sul on ju niivõrd suured perspektiivid, et kust ikkagi tuli see idee, et sa nüüd vähemalt 2 aastat oma elust panustad selleks, et minna nooreks õpetajaks, noored kooliprojektiga. Et kust üldse see idee ja kust see teadmine sai, et see koht on olemas või et see võimalus on olemas ja miks sa ikkagi seda võimalust valisid üldse? Ma olin 3. ülikooli bakalaureuse astme siis aastal ja siis õppisin ma kõrvalerialana psühholoogiat ja psühholoogia aineid läbides tekkis tunne, et võib-olla see ei ole see õige kõrvaleriala ning siis ma läksin 4. aastale, kus ma võtsin siis oma kõrvalerialaks veel ajaloo juurde. Ja selle ajaloo nii-öelda ainete siis läbimise käigus tekkis mul süvitsi huvi ka ise õpetajaks võib-olla saada mingil moel, aga ma ei kujutanud seda võib-olla sellel
õppeperioodi alguses veel hästi ette, et ma võiksin kohe peale ülikooli bakalaureuse taseme siis lõppu koolis maanduda. Aga seal umbes siis kevadsemestri alguses, kui tuleb üliõpilasel kohustus siis oma bakalaureuse töö kirjutada ja lõpuks siis ka kevadel kaitsta, tekkis siis tunne, et võib-olla oleks targem võtta aeg peale bakalaureuse kraadi omandamist maha, natukene mõelda, mida edasi teha haridusrindel, sest ma olin kindel, et bakalaureuse kraad ei ole ainukene siht minu eluteel. Ja siis ma otsustasin, et vaatan, mida Eestil nii-öelda pakkuda on. Käisid läbi ka mitmed kutsekoolid, aga silma jäi üks minu, mitte kursavend, aga ta oli aasta siis minust vanem, Kristjan Lukk, kes oli siis liitunud parasjagu sellise haridusprogrammiga nagu Noored kooli. Ja tegelikult selle programmi käigus siis me jõudsime ka Tartus ühes pubis, mis oli Ristiisa pubis, maha istuda ja ta ütles, et aga proovi sinna kandideerida ja tee see kandideerimisprotsess läbi, sest see ei ole üldse ütlemata lihtne, et vaatame, kus sa sellega jõuad. Ja kandideerisin võib-olla mitte alguses eesmärgiga nagu reaalselt õpetajaks minna, aga mida rohkem ma selle kandideerimisprotsessi lävel sinna lõpupoole jõudsin, sain ma aru, et see võib olla asi, mis täidab mu edasist 2 aastat ja annab mulle võimalusega siis mõelda enne, kui ma edaspidi nii-öelda ise haridust omandama lähen. Ahaa. Ja ikkagi siis soovitati sulle Jõhvit, oli seal mingi koolide nimistu, et sa pidid nagu minema just Jõhvi või öeldi, et sina lähed või sa ütlesid, et mina tahan. Vist raamatu tuleb välja, et sa ütlesid, et mina tahan, et sa valisid nagu Jõhvi, mis seal veel valikuid oli peale kutsekoolide või oli seal, et kui palju valikuid oli? Ja kutsekool seal ei olnud valikus, aga seal oli päris mitmeid valikuid, et mul on üks Noored kooli kaaslane ka siin, Johannes. Sa näed veel kedagi kuskil? Seal kuskil on veel keegi. No Johannes läks näiteks Tartu Vene Lütseumi või oli Puškini kooli, eks ole. Mina läksin Jõhvi, aga sisuliselt oli siis võimalik valida koole üle terve Eesti. Sellel ajahetkel olid meil veel, Johannes võib mind parandada, aga välja jäid siis ühesõnaga saared, sest et saartelt liikumine nii-öelda Tallinnasse koolitusele oli siis arusaadavalt raskendatud. Praeguseks hetkeks minu teada on juba osalisi, kes tegelikult on juba saartel kenasti ka õpetamas, aga põhimõtteliselt olid need siis seal valikus koolid, mis mingite kriteeriumite abil või siis najal vajasid nii-öelda abi, järeleaitamist, et aidata siis noortel ka paremat haridust saada. Nii, ja mis oli võib-olla sinu jaoks kõige üllatavam, kui sa seal Jõhvis maandud, sa kirjeldad seda ka oma raamatus, see on nagu päris põnev ja selline huvitav, aga põhimõtteliselt ma sain aru, et sa oled ka kasvanud Annelinna poisina, et noh, et siis nagu see vahe mingite Jõhvi hruštšovkadega võib-olla ei ole nii suur, aga mis sind kõige rohkem üllatas, ükskõik mis asi see oli, esimene üllatus Jõhvis? Esiti ma pean eelmisele küsimusele ka veel vastama, et Jõhvi ma läksin ikkagi ka sellepärast, et mul oli võimalus oma elukaaslase venda õpetama asuda. Üks kõige keerulisemaid õpilasi, samas ka kõige positiivsemaid ja üks ilmselt mind kõige rohkem edasi aidanud inimesi, keda ma sain õpetada, et sellepärast võib-olla siis jäi minul ka Jõhvi sõelal, et mul oli mingisugune nii-öelda ühendlüli juba olemas. Mis mind kõige rohkem Jõhvis üllatas. Ma tegelikult eeldasin, ma arvasin siis enne, kui ma sinna läksin, et mul saab olema väga raske keeleliselt. Ma ei tea, kuidas mul see kartus sisse oli tulnud, aga ma teadsin, et 2 aasta möödudes võib-olla on mul vene keel selge, sest et ma olen visatud keskkonda, kus ma pean hakkama lihtsalt seda õppima. Ja tegelikkuses oli see niimoodi, et 2 aasta möödudes ja ka veel täna ei ole mul vene keel selge. Sest et Jõhvi oli täielikult minu jaoks
eestikeelne keskkond, kus tegelikult ka vene inimesed said ideaalselt eesti keelest aru. Et võib-olla see kartus ja siis sinna keskkonda jõudnuna siis ka reaalselt see tunnetus, et tegelikult need asjad ei ole niimoodi. Teine suur eelarvamus on ju, et vähe, et Jõhvi on venekeelne linn, nüüd me teame, et see nii ei ole, aga teine suur eelarvamus on, et see on hästi kuri ja kole linn, et sinna minnes tuleb väga hoiduda, et sinna igaks juhuks ei läheks kuskile kaugemale päris südalinnast ja veel vähem pimedal ajal. Ja raamatus on ju ka tegelikult sul märkus, et pärast väga värvikalt kulgenud pimesoole operatsiooni õpilased koolis vedasid nagu kihla, et sa oled tegelikult pimedas pargis tappa saanud ja hoopis sellepärast koolist 3 nädalat eemal. Et kuidas selle turvalisusega seal siis oli? Jõhvi on üks ütlemata turvaline kant, tõesti, õpilased arvasid erinevaid asju, et ma olen auto alla jäänud, et ma olen peksa saanud, absoluutselt kõike. Et see värvikad lood nii-öelda õpilaste keskel liikusid. Kas ta on turvaline? Väga turvaline, ma ütleks. Mina julgesin Jõhvis täiesti vabalt õhtul pimedas liikuda. Võib-olla olid mul eelarvamused selles osas, kui ma sinna läksin, aga tegelikkuses need asjad tõele ei vastanud. Ja need eelarvamused siis tekkisid 90ndate nii-öelda ajaloolisele taustale tuginedes, et olen sellest ka põgusalt raamatus rääkinud ja toonud välja ka mõned värvikad allilma liidrid, kes Jõhviga kuidagi seotud on ja kes võib-olla siis seda kriminaalset pilku nii-öelda Jõhvile on loonud. Nii et kui seal keegi kena noormees või mitte, mis ta nüüd kena oli, ütles, et ära saab meile mikrorajooni tule, et see mikrorajoon oli üks väga kahtlane koht, et siis sinus hirmu tegelikult ei tekkinud, sest ta teadsid, et tegelikus elus see on päris turvaline koht, et sa ei kartnud sugugi seda mikrorajooni. Ma ei taha nüüd kõlada kui mingi kõva mees, aga ei, ma ei kartnud. Ma arvan, et see inimene, keda ma siis raamatus vähemasti kirjeldan ja seda kahekõnet olen ma siis proovinud ka seal nii-öelda esitleda teile, et need olid sõnad, samas need kandsid ka edasi mingisugust võib-olla hirmu, võib-olla ka mingisuguseid eelarvamusi väljaspoolt tulevate inimeste osas, et kindlasti see on võib-olla see osa, mida ma jätaksin inimestele ise avastada. Siin raamatus on päris palju avastada ja sa oled seda avastamist ka väga kenasti klaariks teinud. Lisaks kõigele on ju seal nagu minu raamatutes ikka ka selline lahe, andekalt ja huumoriga koostatud ning üles joonistatud kaart. Aitäh kaardi loojale ja Gudrun Vungi, mul eesnimi hakkas nagu lappama natukene ja see kaart on tore, aga lisaks on sellel raamatul ka veel üks väga suur lisaväärtus, mida näiteks teistes raamatutes ei ole ja see on autori oma käega joonistatud illustratsioonid ja mind huvitab, et kas sa neid illustratsioone tegid sa nagu koha peal enda rõõmuks ka või need on kõik ekstra selle raamatu jaoks joonistatud? Peaasjalikult vist on nendest illustratsioonidest ainult üks eraldi selle raamatu jaoks joonistatud. Teised on joonistatud mul enam-vähem niimoodi jooksvalt. Kodus lauasahtlis on veel umbkaudu, ma arvan, et 200 kanti pilte, mida ma olen joonistanud. Võib-olla nendest tasuks siis kunagi võib-olla midagi muud välja aretada. Pildialbum Henriku Jõhvi, wow. Ma arvan, et Petrõu, teil on suurepärane uue raamatu idee nüüd praegu olemas. Et mõelge selle peale, rahvas omastab pilti alati palju rohkem kui teksti, üks pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna ja kõik need teised toredad vääringud. Aga ma küsin ka seda, et kas idee koostada raamat või kirjutada raamat oli kohe olemas ja teine küsimus, et kas sa pidasid ka mingit, ma sain aru, päevikulaadset või niisugust, et sa nagu tegid ka märkmeid oma päevadest, et kas sa kirjutasid siis kogu aeg, kui sa Jõhvis olid või see raamat tuli, kuidas see ettepanek just tuli Petrõulilt või sa ise läksid nende juurde, kuidas see raamat sündis? Pean ka täna igapäevaselt päevikut. Olen vananev inimene ja tahaks lõpuks ajas tagasi vaadata niimoodi, et ma saan oma märkmed ja käigud ja mõtted üle lugeda ja võib-olla niimoodi nii mõndagi rohkemat meenutada. Raamatu sünnist
tegelikult mind väga huvitas raamatu kirjutamise protsess. Nii lihtne see oligi ja mina olin ise see, kes võttis Epuga ühendust. Ma sain aru, et see kiri Epule ei saa olla lihtne, lihtsasti kirjutatud. Ma tegin seda värvikalt ja ju siis jäi silma ning Epp oli nõus, et minu Jõhvi võiks siis nii-öelda sündida. Ja tegelikult see nii lihtne ongi. See oleks küll lobedalt. Siuke väike lisaväärtus, aga huvitav, mulle tundub siis, et et sa muudkui joonistasid ja sa muudkui kirjutasid, et sul oli nagu palju vaba aega, et see on nüüd see 3. suur eelarvamus Jõhvi suurusega linnade kohta, et seal ei ole ju mitte midagi teha ja seal ei ole õhtuti kuhugi minna ja siis sa nagu istud näpud suus ja vahid telekat või arvutit, et seal ei ole ju seltsielu. Kuidas mul raamatust küll jäi natuke teistmoodi muljeid, aga et kuidas see seltsielu seal siis kulges sinu jaoks või mis seal oli toredat? Või sa olidki kogu aeg õhtuti kodus ja sõid kotletti pirukaid? Kotletti pirukad ka. 2D. Jah. Ja täpselt. Ja tegelikult ma hakkasingi praegu mõtlema. Kindlasti on kontserdimaja üks nendest kohtadest, kus ma nii mõnigi õhtu oma koha sisse seadsin. Kontserdid valdavad, kusjuures mulle meeldis see, et Venemaalt oli väga palju esinejaid toodud. Käisin kõik operetti vaatamas. Aga kõige suurema jälje võib-olla, ja ma olen kusjuures, mul on väga au olla endiselt nende Facebooki mälumängugrupis, jättis grupp inimesi, et igal kolmapäeval toimus selline asi nagu muusika viktoriin, tegelikult selline sügav mälumäng kohalike inimestega ja seal osalevad inimesed olid täielik läbilõige ühiskonnast. Alates põhikooli õpilastest kuni doktorikraadiga inimesteni istusid pubis kambakesti koos. Enamjaolt olid igal korral erinevad meeskonnad, et need inimesed ka segunesid oma vahel. Ja nendega koos sai nii mõnigi õhtu nii-öelda õhtusse saadetud. Ja nendega tegelikult arenes ka mu muusikameel võib-olla natukene rohkem ja ma olen seda muusikameelt siis proovinud ka siin raamatus edasi anda. Sa oled raamatus üks koht, mis kui mina toimetasin, siis ma nagu väga nügisin Hendrikut ja tahtsin, et ta kirjutaks natuke rohkem oma kolleegidest, kes ma arvan olid samamoodi väga huvitavad isiksused, väga targad, väga missioonitundega, kui nad samamoodi siis praeguses maailmas tahavad õpilastele rääkida kõigest, mis on hea, lisaks oma ainele, et need õpetajaskond, et kuidas seal oli, et nagu ma saan aru, et ühises õpetajate toas olid ju siis nii eesti kui venekeelsed õpetajad ja natuke siis oli ka neil erinevusi, aga nad olid kõik väga toredad. Aga miks ikkagi nagu kolleegide osa on sinu raamatus üsna napp või et ei ole võib-olla, et oleks võinud neid rohkem kajastada, et lihtsalt huvitav on teada, milline on Jõhvi õpetaja, milline on sinu meelest Jõhvi õpetaja, kui sa üldistusi tahaks teha? Tollased kolleegid on teadlikult välja jäetud. Tegelikult, kui me vaatame, kuidas kajastatakse Jõhvit või on kajastatud Jõhvit meedias, siis on käinud nii Jõhvi põhikooli õpetajad, direktor kui ka poliitika, kuidas ma ütlen siis, eestvedajad, vallavanemad, kõik nii-öelda uudistest läbi ja seda pigem nagu negatiivses võtmes. Ja sestap ei soovinud ma ise liigselt neile võib-olla veel tähelepanu tõmmata. Ja otsustasin, et see nende liin jääb nii-öelda siis lühikeseks. Aga ma arvan, et ma sain raamatus päris hästi lahti seletatud, millised mu kolleegid olid. Kahjuks ma pean ütlema, et Jõhvi õpetajaskond on vananev. Ehk siis vanemad, naisterahvad, ise ütleksin, ja see ei ole kusjuures negatiivselt öeldud, natukene mugavustsoonis istuvad inimesed. Ida-Virumaal on üldse see, kuidas ma ütlen siis, aspekt, et
õpetajad võib-olla on mugavustsoonis seetõttu, et nad teavad, et Ida-Virumaal õpetajaid mitte keegi ei puutu. Et neid, nende ametikohta võib-olla ei ohusta mitte miski, õpetajaid jääb järjest vähemaks ja võib-olla nad saavad siis rohkem ka nagu oma töö peal, ma ei taha öelda liugulast, aga tõesti nagu mugavalt tunda. Ja seda oli ka mu kolleegide puhul näha, et nad tunnevad oma ametis ennast mugavalt, võib-olla seda mujal Eestis ma niimoodi ei näinud, et Jõhvi õpetaja on üks mugav inimene. Aga sina murdsid sealt mugavustsoonist välja, et raamatus on nagu väga toredaid kohti, kui sa ikka suunad õpilasi mõtlema, lased neil teha igasuguseid enda arvamusi, et see iseenda arvamuse kasvatamine ja nagu see julgus öelda asju, see on ju väga hea kodanikuhariduse alus. Ma sain aru raamatu kaudu küll, et sa oled üsna populaarne õpetaja olnud ja isegi kui praegu siin on veel pärast mitut aastat sinu õpilasi, kes on tulnud kohale, siis ikka jah, tundub, et sa olid populaarne õpetaja. Mis sa ise arvad, et milline peaks olema, võib-olla isegi ei ole tähtis, et Jõhvis, aga üldse milline peaks olema niisugune õpetaja, kes oleks õpilaste seas populaarne, aga oleks ka muidu väga hea õpetaja. Mis sinu arvamus on see õpetaja kuvandist? Ma arvan, et õpetaja peab olema avatud erinevatele arvamustele ja andma õpilastele piisavalt palju vabadust ise avastada. Võib-olla oleme me jäänud kinni sellesse, et me liigselt surume õpilasi mingis kindlas suunas minema. Tegelikkuses peaksime me nad sinna teele lükkama kergelt ja laskma neil ise selle teel nii-öelda asju avastada. Minu jaoks oli muidugi väga rabav koht oli raamatus see, kui sa kirjutasid, et sa oled kutsunud, oli see nüüd üle 100 tuntud inimese Tallinnast, et nad tuleksid lihtsalt Jõhvi koolidesse ja räägiksid lastega ja räägiksid noortega, veenaks neid, et tegelikult elu on väga huvitav ja pakub väga palju võimalusi ja üldse nagu räägiksid, lõpuks sul tuli üks autotäis tõesti tippinimesi, aga sa ütlesid, et ikkagi nagu 100 või 120 ütles ei, hoolimata sellest, et see oleks ju nii õige ja nii vajalik ja nii edasi. Minu jaoks oleksid sa minu käest küsinud, ma ei ole küll nii tipp, aga minu jaoks oleks olnud auasi tulla Jõhvi ja rääkida Jõhvi noortega, et mis see imelik põhjus siis pidi olema, et need teised ei tulnud peale selle ühe suurepärase autotäie. Nimesid nimetamata umbes 2 nädalat tagasi siis üks nendest 100 inimesest otsustas mulle lõpuks vastata, et 2 aastat hiljem. Aga ma arvan, et ta ikkagi jääb nii-öelda sellest põhitrassist eemale, et kui ma oleks Tartus ja kutsuks oma tundi võib-olla inimesi noortega kõnelema, siis oleks inimestel lihtsam tulla, sest et võib-olla on Tartus rohkem üritusi. Kui me räägime näiteks muusikutest, eks ole, nad leiavad oma ajakavas selle koha, kuidas ühitada siis see koolitulek ja oma esinemised, aga võib-olla Jõhvis seda oli nii-öelda vähem ja seda oli näha siis peaaegu kõikidest inimeste vastustest. Need tippinimesed, keda ma nii-öelda Jõhvi sain õpilasteni siis tuua, olid peaasjalikult seotud ikkagi Noored kooli programmiga, et mul õnnestus Noored kooli programmis saada siis stipendium ja see stipendium siis nägi välja see, et Noored kooli haridusprogrammis on siis iga välja koolitatav õpetaja tema pealt, kuidas ma ütlen siis, see on ka, ma pean nüüd mõtlema, kuidas ma seda ütlen. Ühesõnaga, Noored kooli haridusprogrammi õpetaja välja koolitamine maksab raha, tulin toime, maksab raha ja grupp Eesti ärimehi andis välja siis stipendiumi, Ida-Viru stipendiumi ja Ida-Virumaa stipendiumi sain siis mina. Aga see oli siis ka omamoodi konksuga, et nad tahtsid näha siis, kuidas mina oma tööd teen, tahtsid näha neid noori, kellega ma tööd teen ja tegelikult me saime nad sinna toodud. Nad andsid ühe fantastilise päeva õpilastele. Kahjuks jäi see ainult ühekordseks, ehk siis üks päev. Neid päevi oleks võinud olla rohkem ja neid päevi peaks olema kindlasti ka teiste õpetajate, praeguste õpetajate
koolitundides rohkem, kus inimesi väljaspoolt siis tundidesse oma elust ja tegemistest tuleb rääkima. Mitte ainult õpetajad, vaid ka kõikvõimalikud muud inimesed on oma mugavustsoonis ja ei taha sealt nagu välja murda. See raamatus on väga põnev kõrvalteema nagu sinu ja looduse suhtestumine, et kui me praegu räägime hästi palju rohelusest ja rohelisest mõtteviisist, et seal oli nagu päris põnev minu jaoks, et noh, kuidas sa kirjeldasid, et need pargid ja just neid linde sa vaatasid ja kõik nii edasi, seal mõned väga sellised toredad ja sellised südamlikud kirjeldused. Mul on küsimus, et kas sa nagu vabadel päevadel ka olid kogu aeg ainult Tallinnas koolitustel või Tartus kodus, aga et noh, niimoodi kevade ajal näiteks, et kas sa käisid ka kaugemal Jõhvist kuskil looduses, Alutaguses või Valaste jugadel või midagi sealt nagu vaatamas, et kuidas see sinu looduse suhe väljaspool Jõhvit oli seal ümbruses ka midagi või see lihtsalt, mis sul aknast paistis pigem või kust sa jalgsi läbi läksid? Nii üht kui ka teist. Vabadel päevadel selle 2 aasta jooksul ma tõesti olin väga palju aega Tallinnas, olin suure osa oma vabadest päevadest ikkagi Tartus, sest et mu elukaaslane, perekond oli Tartus tollel hetkel. Aga tänu sellele, et mul on ikkagi perekondlikud sidemed ka Jõhviga, on Jõhvi ümbrus loodust mõeldes, loodusele mõeldes kindlasti avastamist väärt. Alutaguse, Valaste juga, Jõhvi kindlasti lähistel. Tasub ka teil kindlasti avastama minna. Ja huvitav on veel, mul hakkas nagu peas kerima mõte raamatut toimetades, et me räägime seal hästi palju nagu venekeelsetest inimestest, me räägime eestikeelsetest inimestest, aga ma mäletan, et mingi aeg oli, kui Eestis olid väga viletsad aastad ja nagu kõik olid vaesed ja siis ka kinnisvara maksis väga vähe ja mäletan ka seda soomlast, kes laevas nagu hommikul Helsingi poole sõites kohtas sõpra ja ütles, et mä hullu ostin talo Jõhvil ja noh, et ta nagu oli ostnud maja siis kuskile sinna lähiümbrusesse ja oli selle üle väga uhke ja ta oli väga üllatunud, et see kõik nii odav oli ja noh, ta oli selles majaga suured plaanid. Et kas siis nagu seda palju rahvuselisust, et 2 rahvuselisus on nagunii olemas, aga kas see palju rahvuselisust peegeldus ka, et kui palju siis neid teisi rahvusi seal silma paistis või kui multikultuurne on Jõhvi linn? Mina pean ütlema, et mina puutusin kokku ainult ukrainlastega lisaks veel. Ukrainlastega ka seda ainult siis Puru haiglas, kus 2 haiglaseika on tegelikult ka raamatusse sisse kirjutatud. Esimesel aastal õnnestus mul siis Jõhvi spordisaalis oma näpp jätta raskuste vahele, mistõttu ma pidin siis Puru haiglasse minema. Ja see oli üks kõige põnevamaid kogemusi minu elus, sest et selle ukrainlasest arstiga, kes oli siis Ida-Virumaale tööle tulnud, ei vahetanud me sisuliselt mitte ühtegi lauset. Ta ütles mulle ainult sõna ai-ai, nagu küsivalt. Ma noogutasin, ta noogutas vastu ja aitas mind ilma sõnadeta. Ja see oli võib-olla siis selline, kokkupuude ukrainlastega, kuigi ma tean, et kõrval trepikojas oli üks Ukraina perekond, et ukrainlased on võib-olla nii-öelda eestlaste ja venelaste kõrval, siis see grupp inimesi, kes veel Jõhvis minu arvates vähemasti esindatud on. Venelasi oli ka ju. Ja see on ka rahvastiku registri andmetel on ukrainlasi Eestis päris kenake kogukond. Ja meie jaoks on ju hästi paljud ütlevad venelased, et tegelikult alati selgub, et venekeelsete inimeste hulgas on väga erinevaid toredaid rahvusi. Aga kui nüüd juba huumoriks läks, et Puru haiglas ollakse puruhaige ja ega sealt vist väga palju loota ei ole, et kui tõsine oli sinu hirm selle teise haiglas viibimise korra kohal või sa ei taha sellest veel rääkida, tahad, et rahvas loeks seda raamatust ise, sest see on kohutavalt uhke koht raamatust, see on üks tõeliselt köitev osa. Ma teen raamatule reklaami, et kindlasti lugege raamatut, et mida edasi läheb, seda põnevamaks läheb ja lõpuks on selline suur, kuidas sa kirjutasid oma failis, mina sain Henriku käest faili, mille peale kirjutatud, nagu faili pealkiri oli minu Jõhvi El Grande Finale.
ja siis ma mõtlesin tükk aega, et see ongi raamatu nagu pealkiri ja võtsin peaga hetke, et mille pärast on raamatu alapealkirjaks pandud suur finaal, et ta ikka nagu kirjeldab seal olekut, et mis siis lõppes või juhtus, et see finaal nii suur on. Pärast ma sain aru, et see oli Hendrikule omase huumoriga, mida ma ka raamatu jooksul tundma õppisin, et Hendrikule omase huumoriga siis pandud lihtsalt faili pealkiri, aga raamatu alapealkiri on ise hakanud Jõhvikas Ida-Võlumaal. Ja sellised sõnamängulised ja kalambuursed võtted on siis ka Hendriku kui autori kirjalikus tekstis üsna iseloomulikud, et üsna palju seal tekstis saab nagu sellist kerget muiet ja kerget sellist sõnamängu ilu nautida ka. Aga ma mõtlen, et kui nüüd siin raamatus on, ikka saab nalja ka ja siin on nagu kõike, mis argipäeval inimesega võib juhtuda. Et see ongi nagu minu meelest minu raamatute võlu, et seal on argised seigad, et nii nagu inimene tunnetab või nagu inimene on, et mulle meeldib nende raamatute juures, et nad ei pretendeeri, et nad peaksid olema nagu mingi väga klantskirjandus või niisugune kõrgkirjandus, et nad ongi nii nagu mina asju näen ja nii nagu mina sellest mõtlen ja ennast pärast ka sõnadega väljendan ja ma ütleksin, et Hendrikul on see hästi välja tulnud. Aga selle pika jutu nagu El Grande Finale korras ma küsiks huvi pärast ka seda, et siin raamatus saab nalja. Ma ütleksin, et saab küll nalja ja mõnikord on naljakas ja ajab itsitama ja nii edasi. Mõnikord on ka natuke sellist musta huumorit või sellist tumedama poolega nalja lõppu, aga põhimõtteliselt kas on ka mingi nali, mis jäi raamatust välja, selle 2 aasta jooksul kindlasti neid lõbusaid hetki tekkis ka rohkem, et mis oleks see väike anekdootlik juhtum, mida sa võib-olla võiksid siia raamatu juurde veel nagu vürtsiks juurde anda, et anna üks pipratera veel, et siis me teame selle raamatu buketist ühte, mida seal ei ole. Kas sellist asja tuleb praegu meelde? Ma loodan sellist huumorit, mida raamatusse ma sisse jõudnud panna, tegelikult loodan järgmisel nädalal siis sotsiaalmeedia platvormi Instagram vahendusel Petrone-prindi kasutajakonto kaudu rahvaga jagada, aga üks, ma ei tea, siis saladus, pigem selline lisa, kui te seda raamatut hakkate lugema, siis mul see teine haiglaseiklus, annan selle alge kätte, puudutas siis mu pimesoolt ja tegelikult siis mu pimesoole nii-öelda see probleemi juures oli mul valulävi päris kõrge, valu oli päris suur, ühesõnaga kui ma kodus otsustasin, et nüüd oleks aeg hakata haigla poole siis minema ja ma ei ole ühte asja sinna nimistusse kirja pannud, mida ma ühes enesega haiglasse kaasa võtsin. Et minu koti sisu, kui ma haiglasse jõudsin, oli väga lihtne. 7 kohukest, 7 paari aluspesu ja plokk A4 paberit. Ja see plokk A4 paberit on see, mida ma raamatusse võib-olla praegu kirja ei saanud, aga mida teie nüüd seada saite. Ja see on võib-olla see, mida ma ei mäleta ja see on võib-olla selline humoorikas asi, kus ma pärast operatsiooni ise naersin, et ma ei mäleta sellest mitte midagi. Ja need tundusid siis mulle kõige tähtsamad asjad tolle hetkel. 7 tükki. See on ju päris hea. Aga igal juhul me näeme, et tõeline kirjanik ei jätta kunagi paberit maha, et ka minnes operatsioonile ta haarab selle paberi igaks juhuks kaasa, kui ka arvuti jääb maha, aga paber vähemalt on olemas. Paberil on hea omadus, et ta kannatab kõike ja sina kannatasid ka välja selle operatsiooni sealkandis, mis muidugi ei lõppenudki veel Puruhaiglaga ja ühesõnaga ma nüüd tean, et Puruhaigla on selline koht, kuhu ma ei satu, et siis ma lasen ennast pigem helikopteriga viia kohe Tallinna ära, kui ma Jõhvis haigeks jään, tellin helikopteri ja nii edasi. Ja samas ma küsiks edasi, et aga Jõhvis on ju ka väga toredaid nagu selliseid vana aja maamärke, raamatukaanel on meil suur Jõhvi kirik ja nii edasi.
ja seal on igasugust rahvakultuuri ja pärimusi, nad alati laulupidudel käivad ja minu mälutsi käivad ka sealtkandi vene koorid, lastekoorid on väga hästi esindatud ja nii edasi. Et kuidas teil seal koolis selle isetegevusega oli, et kas isetegijaid oli ohtralt ja kas kuidagimoodi sina ka nendega haakusid või nad lihtsalt tegid neid asju nagu sinust väljaspool, et see nagu ei olnud sinu rida? Ma oleks suurima hea meelega tahtnud olla kohalikus laulukooris. Kermo, äkki oskad sina öelda, mis on laulukoori nimi? Ei tule meelde. Kermo on ka olnud vist Jõhvist tükk aega juba väljaspool. Aga kohalikus laulukooris, kus ka nii mõnedki õpetajad laulsid, kuid kahjuks ei sobitunud see mu päevakavadega kokku, sest et tihti ma pidin olema Tallinnas siis, kui neil proovid olid. Õpetajad käisid aktiivselt rahvatantsu tantsimas, ühte kolleegi Voldemari olen ma ka raamatus kirjeldanud. Ma arvan, et õpilased juba muigavad, et Voldemar on siiamaani üks kõige legendaarsemaid õpetajaid üldse, keda ma näinud olen. Voldemar on eeldatavasti üle 80, ma arvan. Õpilased noogutavad. Üle 80 ja ta tantsib siiamaani rahvatantsu kõige parema meelega, mida ma siiamaani näinud olen. Voldemari näide, ma toon selle kohe kindlasti välja. Istusime temaga esimese õppeaasta eksamikomisjonis ühiskonnaõpetuse eksamil ja Voldemar istus mu kõrval ja sellel hetkel, kui teised õpetajad rangel pilgul vaatasid õpilasi, et mida nad siis kirjutavad, et ega nad ei spikerdaks ja nii edasi ja nii edasi. Voldemaril oli siis ees A4 paber ja ta tegi parasjagu õpetajatele sellises liigutuses uusi rahvatantsu samme ja ma arvan, et ta ka praegu tegelikkuses siis neid samme kuskil kodus välja mõtleb. Et võib-olla see ka üks legendaarsemaid inimesi, kes tegelikult seda kultuuriringi seal on ka arendanud ja minu teada on ka Voldemar vist Jõhvi aukodanik, kui ma ei eksi. Et selliseid vahvaid tegelinskeid on Jõhvis väga palju ja kindlasti saab ka nende kohta mitte ainult siit, aga ka mujal informatsiooni koguda. Järjest suurem on isu sinna Jõhvi minna. Minu jaoks oli natuke nagu kurb, et raamat lõppes ju tegelikult nagu kurva lõpuga, et sina läksid Jõhvist ära. Ma arvan, et Jõhvi kaotas, õpilased olid kurvad ja nii edasi, aga kindlasti on palju elus perspektiive. Ma mõtlen huviga ja küsin, et kas sa Jõhvi kunagi tagasi ka läheksid ja kui sa läheksid ja kui sul oleks valida, mida sa iganes teeks, et mida sa seal teeksid, et kelleks sa seal oleks, et kas sa läheks tagasi ja kui, siis kellena või kuidas? Ma arvan, et ma läheksin tagasi õpilasena. Minu meelest on Jõhvis avatud sellest aastast siis selline lahe kool nagu Kood Jõhvi, mida siis Wise'i ja Bolti juhid eest veavad ja kus siis Eesti Telefonimaja, mis on üks kõige kolossaalsemaid ja praegusel hetkel veel kõige koledamaid hooneid üldse Jõhvis, leiab siis tee nii-öelda haridusellu, see tehakse ümber kooliks, kus siis hakkavad Eesti tulevased IT-spetsialistid õppima. Ja kui ma peaksin selle kadalipu ette võtma ja seda sinna kooli sisse saada proovin siis sisse sinna kooli saada, siis võib-olla mingil hetkel võib ka selle kooli õpilaste nimistust mind leida ja siis olen ma jälle Jõhvis, mitte võib-olla küll igapäevaselt, sest et nagu ma olen aru saanud, siis nende koolituskavad võib-olla võimaldavad ka distantsi, aga miks mitte Jõhvis edasi tagasi minna. Sellel raamatul on väga mitmeid tahke. Aitäh, et sa lähed sinna tagasi ja kas või õpilasena ongi tore teiselt poolt vaadata. Aga ma mõtlen, et sellel raamatul on väga nagu hästi huvitav see, et Hendrik on nagu hästi, et seal läheb nagu see
põhisüžee liin, see tähendab tema 2 aastat Jõhvis, kuidas ta on, mida ta avastab, keda ta näeb, keda ta kogeb, kõik on tore. Aga sinna kõrval on väga andekas ja vahva mõte, illustratsioonidest juba rääkisin, aga vahva mõte on minu meelest see, et iga peatüki alguses ta kirjeldab mingit muusikat ja see muusika on väga seinast seina, seal on ikka nagu väga sellist heavy metalit ja seal on klassikalist muusikat ja kõik, et miks sa valisid need muusikakatked sinna kirjeldamaks peatüki meeleolusid, et kust tuli sul see idee ja sa siis järelikult pead väga hästi muusikat tundma, et neid asju välja valida. Et kust see idee tuli, et sa paned muusika ka oma raamatusse sisse, et võtke ja kuulake vaat seda ja seda asja. Minu meelest õpilased väga palju teadsid seda, et sellel hetkel, kui nemad tegid tööd, ehk siis said oma iseseisvat projekte teha, siis kõlas minu klassis muusika. Hommikuti, kui ma 5-st, tihtipeale ka 4:30, 5-st ärkasin, siis 5:30 ärkasin ma Eesti hümniga Vikerraadiost. Ja Vikerraadios oli tihtipeale ka Märt Treier ja tänu Märt Treierile olen ma saanud ka väga mitmekülgseid näiteid maailmamuusikast ja tänu sellele olen ka ma siis noppeid sinna toonud. Väga vahva. Aga teine asi, mis on veel selle raamatu lisaväärtus, see on ikka palju rohkem kui mingi 2-in-1, isegi ta ei ole mitte 3 või 4, et seal on ikka väga palju sees. Ja üks väga tore hetk on siis kirjeldused, kuidas sa teed süüa, need toiduretseptid, mida sa nagu soovitad, et võiks ise ka proovida see lugeja, et need te saate nagu kokaraamatu ka boonusena peale. Et sa siis teedki nagu ise süüa ja sulle meeldib, et sa ikka sõid neid toite, ma loodan mitte üksi, sest need tundusid nii hõrgud, et noh, inet on neid sõpradega mitte jagada. Et kust siis nagu see kokanduse huvi ja et see nagu siia raamatukaante vahele ka jõudis, et räägi natuke nendest toitudest ka, mis sa seal sõid ja tegid. Ma arvan, et pereliikmed naeravad praegu, sest et mulle tegelikult meeldib väga palju süüa teha, söögi tegemisel ma väga tihti ei jõua, sest et nagu mu elukaaslane ütles, ma lihtsalt kasutan liiga palju anumaid ja neid on liiga raske pesta pärast. Aga toidud tulevad alati välja vähemasti. Ma proovisin oma Jõhvis veedetud aja jooksul tõesti leida ka retsepte, kus oleks jõhvikaid nii-öelda kasutatud. Neid on minu arvates väga vähe. Seega ma hakkasin eksperimenteerima. Võtsin retsepti, panin lihtsalt jõhvikad sisse. Nii mõnigi tuli välja ja neist nii mõnigi on ka siin raamatus välja toodud. Jah. Ma igatahes väga huviga lugesin neid võimalusi, kuidas saab toitu teha nii, et jõhvikat paned ka juurde ja miks absoluutselt ka mitte. See on ju väga tore ja selline särav mõte taas. Kui sa peaksid ütlema oma järeltulijale, kui keegi noor tahab minna Jõhvi õpetama ja tuleb sinu juurde, helistab ja ütleb, et Henrik, et mida sa soovitaksid, mida ma peaksin nagu silmas pidama minnes Jõhvi, mida sa siis talle vastaks? Ole avatud ja mine uudishimuga. Ära toetu vanadele arvamustele, teiste arvamustele siis sellest keskkonnast ja avasta ise. Ja ma arvan, et see viib lõppude lõpuks siis nii-öelda eduni. Ma arvan, et ma toetusin võib-olla sinna minnes liiga palju teiste arvamusele. Oleksin võinud hakata ise koheselt rohkem avastama. Ma arvan, et õnneks ma sain sellest päris kiiresti aru. Ja ma arvan, et tänu sellele arusaamisele sain ma olla siis ka lõpuks kübeke parem õpetaja. Kui tore. Ja kindlasti on tore ka see, et nagu ma näen ka praegu, et see kerge muia on kogu aeg suunurgas, et sa ei kaota naeratust ja tundub, et ka raamatus sellest naeratusest mingi jälg jäänud, et igatahes on seda selline veetlev ja südamlik ja tore lugeda. Ma vaatan nüüd praegu, et meil on siia üles pandud niisugune väikene õpetus, et tegelikult on nüüd aeg võib-olla jääda vait minul kui toimetajal või minul kui küsitajal ja andagi siis järg üle, et siin suurepärane raamat Minu Jõhvi, mida Petroon Print on andnud välja, mis sisaldab väga palju huumorit, väga palju fakte ja väga palju ka sellist tunnetust, kuidas võõras keskkonnas tulla toime ja pälvida, kuidas me seda ütleme, pälvida armastust. See on väga tähtis tänapäeval.
et me kõik oleksime üksteise suhtes heatahtlikud, et me kõik oleksime sõbralikud, et meil ei oleks eelarvamusi, no nagu sina ütled, avatud võib kasutada ju siis mis tahes teist sarnast sõna. Petrov Print on ka tänaseks selle raamatu teinud 10% võrra soodsamaks. Ja ma soovitan, et jõulud on tulemas, et ostke kohe päris mitu, et hea on kinkida, tal on veel üks väga hea omadus tänapäeva lugeja jaoks, et ega tänapäeva lugeja ei viitsi lugeda 900 lehekülge jutti, sihukest paksu tellist või sealt peab siis tõesti J.R.R. Martin olema ja neid on ka parem filmina vaadata, eks ole. Et ta on just sihuke mõnusa pikkusega, et kui ta ära lõpeb, siis mõtled tegelikult võib veelgi olla ja see on väga hea omadus ühele raamatule, nii et me ootame huviga sinu järgmist raamatut, et oleks võinud veelgi olla, nüüd me teame, et Instagrami tulevad anekdoodid, me teame, et tuleb suur pildialbum minu Jõhvi piltide ja portreedega ja me siis ootame nagu seda 4. raamatut ka, mida sa kindlasti siis hakkad kirjutama kas Jõhvi või mis tahes teisel teemal. Tore, et meil on juures üks uus kirjanik, Hendrik Piilmann ja tema raamat Minu Jõhvi on teie ees. Autor ise on valmis, on sul parem käsi piisavalt nagu soojaks võimeldud, et nüüd läheb autogrammide andmiseks ja ma ei näe ka siin küll laua peal ühtegi kirjapulka, millega autor saaks tegutseda. Tõelisel õpetajal on üks pliiats alati tagataskus, lisaks A4 paberipakile padja all. Aga ma tänan kõiki, kes praegu on olnud meie esitlusel ja arvan, et nüüd me võtaksime ja annaksime siis järje puhtalt tegudele üle. Aitäh, et te olemas olete, aitäh, et on olemas Jõhvi linn, aitäh, et on olemas inimesi, kes Jõhvist kirjutavad ja neid raamatuid ka publitseerivad. Aitäh Petrovile ja elagu Hendrik Piilmann ja tema raamat Minu Jõhvi. Edu!